Aga nüüd on mul võimalus rääkida teile sellisest asjast nagu ehituse arendaja portaal. Ja Taavi seletas väga hästi juba, mida see ehituse platvorm endast kujutab. Pole hullu, kui ikkagi veel ei olnud päris selge, eks asja peab nägema, peab saama nii-öelda katsuda, et päris kohale jooks, mis asi see on. Ja küll see aeg ka tuleb. Kui nüüd mõelda korra tagasi, mis see ehituse platvormi visioon kirja sai pandud juba 2 aastat tagasi, siis on ta siin ekraani peal, et ehitise elukaarega seotud standardiseeritud ja usaldusväärne info liigub üle terve elukaare osapoolte vahel kadudeta. Et see oli see lai visioon, et miks me seda platvormi üldse arendama hakkasime. Ja mis see nii-öelda kõige põletavam valu selles sektoris, kui me seda uuringut tegime, seda visiooni kokku panime, tollel hetkel välja tuli. Ja see ongi just, et kuidas infot vahetada ja erinevate osapoolte vahel, erinevate teenustega. Ja meil oli ka 3 nii-öelda alameesmärki, mis me selles ehituse platvormi visioonis kirja panime. Üks siis ehituse infomudelitest peaks saama norm, et me peaks hakkama nii riigiteenustes kui ka muudes teenustes võimalikult palju toetuma inforikastele infomudelitele, BIM-mudelitele, nagu neid lühidalt kutsutakse, aga te enamus ilmselt juba teate seda. Avaliku sektori menetlused tahame teha kiireks läbipaistvaks. Taavi just rääkis, kuidas see hakkab kõik muutuma. Suur osa sellest tööst on tegelikult tehtud, lihtsalt see ei ole veel kasutajateni näha, kuna see muutus tegelikult seal nii-öelda kapoti all on nii suur, et see arhitektuuri vahe on nagu öö ja päev. Siis see esimene samm lihtsalt võtab rohkem aega. Ja 3. nii-öelda alameesmärk oli see, et me tahame luua võimaluse just uusi teenuseid tuua turule ja ka kolmandate osapoolte teenuseid nii-öelda rohkem nähtavaks teha. Ja sellepärast me alustasimegi eelmisel aastal ka ehituse arendaja portaali projektiga. Ja selle sama projekti eesmärk on siis muuta erasektori teenuste arendamine ja liidestamine platvormiga võimalikult lihtsaks. Me kuulutasime välja selleks hanke ja meie koostööpartnerid, kes selle hanke teostasid, võitsid, olid Civita, Tux ja Singleton. Ja panime nad muidugi üsna keerulisse olukorda, kuna me palusime arendaja portaali asjale, mis tegelikult ise on veel arendamises. Et me võib-olla natuke kiirustasime, aga samas me tahaks võimalikult ruttu tuua need riigiteenused välja ja näidata, mis võimalused on siis teiste teenuste toomiseks ja mida see arhitektuur endast kujutab ja teha see dokumentatsioon võimalikult lihtsaks kättesaadavaks. Me tegime intervjuusid mitmete erasektori esindajatega just nii-öelda, kes arendavad teenuseid, IT-d ehitusvaldkonnas ja me panime siis kokku nii portaali sisu, juhendid kui ka disaini. Ja meie koostööpartnerid, kes siis veel aitasid meid selles töös, siin on loetletud nende nimed, lisaks on veel hulka teisi. Me alati üsna tihedalt suhtleme ka digitaalehituse klastriga, kes siis koondab kokku väga suure hulga nii-öelda eesrindlikke ettevõtteid Eestis, kes jagavad meiega ühist arusaamusi nii-öelda ehituse digitaliseerimisest, et läbi selle siis tootlikkust tõsta ja nii edasi. Ja siin on nüüd pilt sellest samast ehituse arendaja portaalist. Ta ei ole veel laivis, aga samamoodi ta kohe tuleb laivi. Ma hiljem natuke ka näitan teile seda päris versiooni, ehk siis demon seda veidi. Aga mõeldud on ta võib-olla eeskätt IT-arendajatele. Aga kuid seal on ka ülevaade nii-öelda äripoolele. Ehk siis ühest küljest on ta just tööriist nendele samadele teenuste arendajatele, et nad saaksid aru arhitektuurist, et nad leiaksid üles kõik komponendid, mida on võimalik kasutada, milliseid andmeid on võimalik riigiteenustest, ehitisregistrist saada, mida me oleme arendanud, et see oleks võimalikult kergesti kättesaadav teistele, API-d, liidestused ja nii edasi. Aga teisest küljest me
püüame seal ka neid teenuseid nii-öelda inimkeeli kokkuvõtlikult lahti seletada, et mille jaoks üks või teine mikroteenus on mõeldud ja loodetavasti see annab ka siukse veidi ülevaatlikuma pildi, isegi kui sa ei ole programmeerija, isegi kui sa ei ole arendaja, vaid sa oled ehitussektoris tegev inimene ja sul võib-olla lihtsalt tekib seos, mõte, idee mingi teenuse loomiseks. Tänu sellele, et sa näed, millised teenused sul juba on olemas, millised on võimalused ja nii edasi. Ja oluline osa sellest portaalist on kindlasti see, et kirjeldab need tingimused, kuidas liidestuda, seal on juhend, seal on olemas ka nii-öelda näidisteenuse näol ära kirjeldatud, kuidas asi võiks toimida. Me ei ole seda kuidagi väga bürokraatlikuks praegu ajanud, seal ei ole mingisuguseid suuri vorme, liitumisi, et sa pead esitama meile isiku tunnistuse jala suuruse, kinganumbri on ju, pikkus, mis su veretüüp on. Selliseid asju me ei ole teinud. Et kui keegi tahab oma teenust sinna arendaja portaali, ta tahab jagada midagi, mis võiks olla kasulik teistele sektori osapooltele, siis piisab sellest, et kirjutada meile. Ja me võtame case by case. Kui nüüd tuleb meeletu laviin teenuseid, võib meil tekkida natuke või võtab rohkem aega neid kõiki läbi vaadata, aga ma arvan, et esialgu me saame hakkama sellega. Ja võib-olla siis tulevikus loome mingi süstematiseeritud viisi, aga praegu on ta hästi kasutajakeskne, lihtne ja sinna nii-öelda liidestumine on ka otsesuhtluse kaudu, et me ei pea hakkama siin mingisuguseid juturoboteid kasutama. Ja kindlasti me tahame selle portaaliga tutvustada neid kolmandate osapoolte teenuseid ja pakkuda võimalust neile rohkem nähtavust saada ja tutvustada ehitussektoris tegutsevatele ettevõtetele, et milliseid tööriistu on võimalik tegelikult kasutada. Mida see digitaalehitus ikkagi annab sulle, millised eelised tal on. Et meil on Eestis juba tekkinud päris arvestatav ehituse iduettevõtete kogukond. Meil oli eelmise aasta septembris, tegime hackathoni, seal oli, ma päris täpselt peast ei mäleta, aga kindlasti üle 15 idee, mis olid väga tugevad ja päris mitmed neist on edasi läinud, nad on ettevõtted, nad tegutsevad, nad on saanud rahastust ja isegi minu jaoks päevast päeva avastan jälle midagi uut. Et jälle on üks ettevõte, et et pakub mingit sellist teenust ja osad neist juba on suundunud ka välisturgudele, aga enamusest neist pakuvad oma teenuseid just Eesti ettevõtetele, kas siis nii pikema eesmärgi nimel kui ka selle eesmärgi nimel, et nad tahavad küll laieneda, minna uutele turgudele, välismaailma, aga kasutada Eestit kui nii-öelda hüppelauane võimalusena oma toote arendamiseks ja rafineerimiseks. Ja praegu selle arendaja portaali hakkab arendama või seda haldab MKM, ehitusregistri talitus, ehk siis meie, aga ehk siis teate, kelle poole pöörduda, kui selles osas küsimusi tekib. Nii, aga nüüd ma paneks selle puldi maha. Ma näitan teile korra sedasama portaali, teen väikese demo. Ja selle iPadi siia viisakalt kõrvale panna niimoodi, et ta maha ei kukuks. Nii, sest mul on vaja kogu klaviatuurile ligipääsu. Nii, kohe ma vahetan selle ekraani ära siit. Ma loodan, et see vahetus läheb kiiresti. Ma eeldan, et nüüd on Chrome'i ekraan näha. Et selline see ehituse arendaja portaal välja näeb. Hakkab ta elama aadressil developer.ehitus.ee. Tükk aega mõtlesime, kas peaks selle developer nagu muutma millekski muuks, aga kuna ikkagi ka minu taust ja Taavi taust tuleb IT-st ja IT-s ikkagi developer ütleb kõik ära, siis me otsustasime, et me selle portaali nii-öelda alamdomeeniks jätame developer.ehitus.ee.
Ja siin on siis peamiselt jaotatud see esileht 2 plokki. Üks on see, et kui sa tahad liidestada oma teenust olemasolevate teenustega ehituse platvormil, siis sa saad siit minna kohe sektsiooni, et tutvun nende teenustega. Siin on siis see kiire ülevaade nendest teenustest inimkeeli. Ehk siis meil on peamiselt või praegu ainult MKM-i teenused siin, sellepärast, et see portaal pole isegi veel avalik. Aga siit saab lugeda siis, mis on faili üleslaadimise teenus, näiteks ehitise kehtivate andmete teenus, mida selle kaudu on saada. Ja siin on ka nupp siis mis huvitab kõige rohkem arendajaid on, mis viib sind otse Swaggerisse, kus on siis kogu tehniline dokumentatsioon. Ja mida siis tähendab see API, kuidas temaga milliseid väljundeid ta annab, milliseid sisendeid ta võtab ja nii edasi. Nii, ma nüüd proovin korra siit. Ta tegi uuesti häbis. Siis ma saan vahetada vist seda. Vabandust, see on esitusarvuti, ma ei ole sellega võib-olla nii kodus, kui ma tahaks olla. Aga lähme tagasi siia arendajaportaali. Et siin on juba ette nähtud meil ka tagide süsteem, saab filtrida, otsida, kõik selle mõttega, et eks neid teenuseid tuleb siia juurde üha rohkem. Ja see pilt muutub kirjuks. Me kindlasti ei tahtnud luua uut rihat. Ja see ei ole selle asja eesmärk. Ja peamiselt me keskendume ju ikkagi ehitatud keskkonnaga seotud teenustele, mis puudutavad ja mis järgivad neid ehituse platvormi arhitektuuri põhimõtteid. Ja siin vasakul on siis näha need samad juhendmaterjalid, et kuidas sa siis seda liidestamist saad alustada, kuidas ja siis täpsemat dokumentatsioon ka arendajale. Siin on raamistikust veidi üldisemat juttu ja läheb siis ka olulisemalt detailseks, rääkides tehnilisest arhitektuurist. Siin on arhitektuuri pildid, nii edasi. Et see nüüd kirjeldab ära kõik selle, kuidas me need uued ehitisregistri teenused üles ehitame ja kuidas me arendame ise ehituse platvormi jaoks teenuseid. Võib-olla päris 100% te näiteks oma teenuse puhul kõike seda ei pea jälgima. Aga oluline on just jälgida seda, et kuidas see API loogika on üles ehitatud ja see, et kui te tahate, et siin arendajaportaalis oleks ka teie teenus, siis oleks viisakas neid samu põhimõtteid ikkagi järgida. Siin on ka viide stiiliraamatule. See on stiiliraamat, mida me kasutame siis peamiselt jällegi oma teenuste arendamiseks. See on tasuta kättesaadav ja kasutatav ka teiste teenuste pakkujate poolt. Ta põhineb üleriigilisel stiiliraamatul, aga jällegi see ei ole kohustus kolmandate osapoolte teenuste ülalhoidmiseks. Ja siis on ka mittefunktsionaalsed nõudeid siin näiteks kirjeldatud, millest ma väga pikalt ei hakka rääkima. Ja see näidisteenus, mida ma korra mainisin, on ka siin ära kirjeldatud, ehk siis step by step, kuidas see liidestamine käib, mida sul on vaja teha ja nii edasi. Ja selle näidisteenusega me tegime koostööd nüüd selle ühe iduettevõttega, kes võitis MKM-i eriauhinna Hackathonil. Ja tollel hetkel oli nende nimi Supplycon. Nüüd nad on juba nime vahetanud, aga jätkuvalt väga tore seltskond, kes arendab ühte kihvti teenust, millest me pikalt muidugi siin rääkida ei jõua. Aga kui me läheme siia tagasi, siis on see sama, et kes kasutavad ehituse platvormi teenuseid, loomulikult ehitisregister. Meil on siin juba ka mõned teised näited toodud. Ehitisregistrit te kõik teate, siin on kirjeldus, natuke juttu. Näiteks on siin Remato ja Bauhub, kes on võib-olla juba üsna tuntud nimed
Eesti ehitusettevõtetele, kes pakuvad oma teenuseid. Ja kuigi kõik võib-olla ei ole veel oma teenuseid liidestanud, siis nende poolt on selge huvi olla siin esindatud ja neil on ka selge huvi liidestuda nii-öelda MKM-i poolt pakutavate teenustega ja kindlasti ajapikku ma loodan, et nad pakuvad ka enda poolt teenuseid siin ehituse platvormi peal. Sest see tääb on siin üsna tühi, et kus siin, kes pakuvad seda ehituse platvormi peal oma teenust, siin on 3D kaksik välja toodud, aga eks see asi kõik areneb ja täiestub, aga kõige olulisem on, et me saame selle sama dokumentatsiooni selgelt avalikustatud ja püüame seda teha nii-öelda parima praktika järgi, ehk siis me võtsime eeskuju loomulikult siin tuntud arendajatest, tuntud teenustest, kellel kõigil on sellised arendajaportaalid ja miks mitte siis ei võiks olla ka nii-öelda riigi poolt algatatud asjal siuke korralik, viisakas ja stiilne arendajaportaal. Aga nüüd ma läheks tagasi ettekande juurde, et ega meil seda aega siin liiga palju ei ole. Ja sellega ma võib-olla selle arendajaportaali ülevaate lõpetaksingi. Meil on plaan seesama arendajaportaal nüüd ikkagi jaanuaris laivi tuua. Ja kui teil on huvi, kui teil on oma teenus, teis tekitas nii-öelda motivatsiooni ühendust võtta, siis tehke seda. Ja kindlasti saame ka teie nii-öelda teenuse sinna välja panna. Isegi kui ta ei ole praegu, ütleme nii, otseselt liidestatud ühegi ehituse platvormi teenusega, me saame sinna ikkagi koguda need samad ägedad äpid, mis lihtsustavad igapäevast elu projekteerijatel, ehitajatel, kinnisvara arendajatel, haldajatel ja nii edasi. Aga viskame nüüd pilguga küsimuste peale, et Slidos need küsimused meil käivad ja kui ma nüüd korra vaatan, päris pikalt peab juba scrollima seda. Siin on mõned küsimused, mis ma võib-olla pärast suunan jälle Taavile. Ma vaatan, kas meil on siin midagi konkreetset ka selle arendajaportaali kohta toodud. Ma kujutan ette, et eks see arendajaportaal võib-olla suurt laiamassi kohe ei kõneta ja eks küsimusi tekib ikka siis, kui seda on näha. Siin on üks küsimus, kus on öeldud, et kas automaat liides andmete edastamiseks ka oma süsteemidesse tuleb, siis samast arendajaportaalist te leiategi need samad liidesed, need samad API otsad ja ka juhised, et kuidas siis saada vastav autentimise võti, et neid API-sid kasutada. Swaggeris on see kirjeldus detailne olemas, aga tuleb tunnistada, et paljud nendest teenustest on meil väga uued ja paljud neist on veel testimises, aga mida päev edasi, seda stabiilsemaks nad muutuvad ja seda kindlamalt võite neid kasutada. Aga selleks, et asi muutuks stabiilselt, on meil vaja ka kasutajaid. Ehk siis võtke julgelt ja proovige, katsetage. Ja kui on küsimusi, siis võtke ehitusregistri talituse meeskonnaga ühendust. Nii, vaatan kiirelt veel. Mõne küsimuse, kas on mõeldud automaatkontrollile ehitusloa taotluse mudel versus kasutusloa taotluse mudel, et lihtsustada ja lühendada menetlusaega? Jah, on lühike vastus. Millal täpselt, seda ma veel ei julge lubada. Me arendame, nagu Taavi ütles, PIM-põhist ehitusloa menetlust. See on praegu arendusfaasis. Selle me plaanime lõpetada selle aasta teises poolaastas ja piloteerimist alustada kindlasti suvel, kui mitte varem. Ja sealt edasi meil on juba ette näha järgmine samm, et siis ka PIM-mudelit kasutusloa taotlusesse tuua. Ja juba selles prototüübis meil oli ka võrdlus selle projekteeritud mudeli ja siis teostusmudeli vahel. Et me näeme, et see kindlasti
see on väga hea küsimus ja ma ise tahaks ka näha sellest saadavat kasu, sest see potentsiaal on seal väga suur ja seda meie nii-öelda analüüs ja uuring ka näitas. Nii, vaatame, kas on mõni küsimus veel, mida ma saan kiiresti ära vaadata. Küsimusi on hulka, väga, väga hea. Kas tuleb võimalus lisada täiendavat täpsustamist vajavaid dokumente revisionina? See on ilmselt suunatud ikkagi pigem selle ehitusloa menetluse protsessile. Ja küsimus on, et arendajaportaali aadress veel ei tööta. Tõsi ta on, ta ei tööta, aga domeen kuulub MKM-ile ja küll ta kohe varsti laivi läheb. Et eks meie suur soov oli, et ta oleks laivis enne seda üritust, aga võib-olla olime natuke liiga optimistlikud, aga pole hullu, küll ta laivi tuleb jaanuaris. Ja milline on teenuste ületoomise ajakava? Sellest natuke Taavi juba rääkis ka, aga sihukest väga täpset ajakava meil praegu teile näidata võib-olla ei ole. Meil on küll sisemiselt loomulikult oma plaanid, aga nagu ikka, need on hästi agiilsed arendused meil, nad käivad paralleelselt, et lubada kindlat kuupäeva välja on riskantne ja me tahame nii-öelda selle esimese uuenduse, mis on see kõige suurem tegelikult samm, et see uus arhitektuur avalikult laivis tööle panna, selle ära teha ja siis me tunneme ennast tegelikult palju kindlamini ja saame, ma arvan, ka täpsemaid kuupäevi lubada. Aga ma tänan nende küsimuste eest, me tuleme kindlasti päeva lõpupoole veel nende juurde tagasi.